No nii, kaunist laupäeva pärastlõunat siit Holm pargist, kus omavahel hakkavad esiliiga 4. voorus mõõtu võtma kodumeeskond Tartu JK Velko ning neile külla sõitud FC Tallinn. Meeskonnad on platsile jõudnud, teevad tavapärase mängueelse kätlemistseremoonia ära ning kohe-kohe oleme valmis siin alustama selle loodetavasti põneva 90 minuti vältel ühe hea jalgpallimatšiga. Minu nimi on Mikk-Hendrik Kelder ja minuga koos on siin täna kommenteerimas mängu Timo Kuus. Otsitakse ettepoole käiguga Pedmansoni hetkel seal Tallinna kaitse püsib kenasti vahel. Ja nüüd esimene pealelöök, see tuleb Mugra, paneb kenasti ja kohe on olemas. Möödub ainult paar minutit ja Tartu JK Velko asub seda kohtumist juba juhtima. Mark-William Mugra on selle värava autoriks, kes viimati siin Holm pargis samuti 2024. aasta lõpus skoori tegi. Ja näitab Mugra, et löögijalga tal endiselt jagub. Muidugi, miks mitte, tuleb proovida väravahti kohe mängu alguses ja tundub, et päit on justkui jah, positsioonid vahetasid ära hetkel. Lipp püsib nüüd maas, pääsetakse löögile ka, Polgov on jalatõrjega vahel ja saab selle jätkupalli ka sülle nopitud. Saubolt paneb Mugrale ääre peale. Nii, nüüd leiab Pedmansoni. Nüüd on löögikoht ka tekkimas, tuleb pall värava alla, mõttus saab löögile ka ja see pall väravast mööda, aga paistab, et oli ikkagi arutasime, mõttus on sinna palli taha saadetud. Nii, nüüd on kokku lepitud kombiin. Senderdus tuleb peaga kala ja laetab selle palli latti. Jätku olukord Pedmansoni poolt ja selle nopib Polgov ära. Ja mis me saame esimese 3 tunni kokkuvõtteks öelda, et kokkuvõttes teenitud eduseis Velkol. No see annaks ikka väga palju juurde, sillutamaks siis mängu lõpuni välja seda teed 3 punktini. Jah, siis võib-olla tõesti tekiks selline moment, siis peab esimest korda sekkuma Polgov teisel poolel ohtlikumalt Pedmansoni pealelöögi peale ja hästi tõrjus. Pedmanson mängis ka kenasti endale selle löögi. Üks variant on jah, tõesti raami peale panna, teine oleks kuhugi ääre poole, et sennerdada. Mõõtus läheb siiski pealelöögile ja ei tule üldse paha üritus. Jälle latti. Järjekordselt maandub üritus latis ja seal sai vist Polgov käega. Ja taas üritatakse organiseeritult nüüd tagant läbi mängida. Mõttus maadleb selle Ekimoviga ja nüüd võetakse Velko kasuks viga ära ja Oliver Väedi taskusse läheb kollane kaart ka. 65. minutil saab Matvei Ekimov või oli see hoopis punane kaart, vaadates publiku õubeldamist. Valgus pettis niimoodi ära, et tõsi, suudab hoida palli. Kombineeritakse siin ja lõplikult löögile ei pääseta, Saubõld endiselt. Tallinn ei suuda palli puhtaks lüüa. Mõttusel peale löök ja serendab ristnurka. Erki Mõttus teeb siin 69. minutil seisuks 2-0 ja see on oluline värav Velko jaoks. See on olulisel hetkel oluline värav ja see 2-0 saadakse lõpuks kätte. Kenasti võttis Mõttus ette ja ei mõelnud pikalt, lajatas selle palli sinna parempoolse ristnurka ning väravast Sergei Polgovil ei ole samuti mitte midagi teha antud olukorras. Ja põhimõtteliselt läheb samuti mitmest vastasest mööda ja kõrge pall siia Ernitsa suunas tuleb. Ei pääse Tallinna mängijad seda suunama, Ernitsa pealelöök, peaga päästaks löögile ja Polgov teeb väga hea tõrje. Mõnus pall Salult täpselt. Väravad leidma ja siit mingisugusegi punkti lisaga koduteel asuma, samal ajal Velko vastu tulemas. Pedmanson karissalasse murdub vasaku jalaga pealelöök ja see läheb napilt Polgovi tõrje abil mööda väravast. Peavad palli säilitama. Nii, Mägi saab nüüd palli. Kiired jalad ja läheb vastasest mängeldes mööda sööt allapoole ka, tuleb pealelöök ja selle võtab Polgov taaskord esipostist ära. Väga hästi leidis Penu seal. Jah, see on ainult selline positiivne probleem Jaanus Reitelile, et häid mängumehi on palju, et peab valima heade mängumeeste vahel. Jah, samal ajal sünnib siit FC Tallinna poolt auvärav, 78. minutil see lüüakse ja ollakse küll vähemuses, aga vahe on nüüd minimaalne. Ja paistab, et selle autoriks on vahetuse seikunud number 29 Artjom Toropov. Ütles võimalik võtta see aeg maha, rahulikult kaalutetud, langetada otsus ja vaatame, kuidas sellega toime tullakse. Läbisöötsid antakse ja Saubõl on võimalus minna. Läheb Polgovi vastu löögile ja kolmas ära lüüakse kohe vastu. Tartu JK Velko saab 79. minutil 3. värava kätte ja need pinged, mis võib-olla 9 minutiks tekkisid, langevad kohe uuesti õllult. See ei olnud isegi minut vist. See võis isegi olla veel vähem tõesti, jah, Saubõld siin kohe läheb. Vaatame, Tšurilkinib pealelöök parema jalaga ja see lendab ohtlikult ja lendabki väravasse. Tartusse. Teenitud võit Velkole, ütleme. Ma arvan, et aus seis jah, et pärast esimest poolaega tõesti Tallinn pidi õnnelik olema, et ainult ühe sisse said.